Tere, tere. Helen, Tanel, kas te kuulete? Jaa, mina kuulen. Tere, tere. Tere. Nii, mina kuulen ka väga hästi. Ma saan aru, Rainer, sa oled Salmel või? Ma olen Salmel, jah, siin teenuskeskus vist siis äkki või? Räägime sellest tuulepargi arendusest ja kogukonna energeetikast ja võimalikest kasudest kohalikele. Ma olen sellest mingi 100 meetrit või? Vanas poes olen siin, nii et. Sa oled üle tee siis, jah, okei. Jah. Kui tehnika alterneb, siis te saate omavahel rääkida. Registreerunud oli üle 50, 4 minutit on küll aega, aga näed. Esimene külaline kohal. Tere, Anni. Kuidas selle poega siis läheb, Tanel, kuna saab tulla kohvi ja kooki küsima? Loodetavasti see suvi. Aga ma proovin neid seadmed saada ja nendega on paras ikka peavalu. Täna on maailmas ju kõik nii pahupidi, et kui sa midagi tahad saada uut, siis arvesta kohe, ma ei tea, missugust tarneaegadega, kas sa üldse saad midagi. Just. Kui sul midagi olemas on juba, see on nagu väga suur asi, selle pealt on nagu hea toimetada, aga kui sa täna midagi uut rajad, et siis on ikka nuputamist palju. Mis seadmed sul seal vaja on? Pagariahju, taignasegajad, kergitusahju ja pagari külmkappe ja pagari küll sügavkülmat. Sellega päris palju on selle lainega siin neid toitlustajaid oma uksi kinni pannud, et sa vaata Facebooki gruppidesse seal on erinevad sellised, kus liigub seda kasutatud tehnikat päris palju tegelikult. No mul kasutatud ja soovitatud sellepärast, et üks asi on see, et vaata kõigepealt see periood on nii väike esiteks, mis see on ja teiseks see kasutatud tehnika sellist tausta ei tea, et kui see puruks läheb, siis mandrit tuleb mingi vend siia, hakkab seda nädala jooksul parandama ja siis on nädal aega suvest läinud juba, ehk siis see tähendab mingid 1000 eurosed kahju tegelikult, et kõik asjad seisavad samal ajal. Ja teistpidi on ka see, et see remondimees esitab ka kohe sellise mõnus arve, nagu oleks eralennukiga tulnud. Ega nii ta enam-vähem on jah, et selles mõttes
ääremaal elamine. Et uuega on vähemalt see, et ütled, et vai saatke kiiresti asenduse nii kauaks, kui neile remondite ja kõik on nagu hinna sees, ütleme garantii sees. No eks ta jah, siuke loterii ole, et võib nagu õnnestuda, eks ole, aga võib ka vastupidi minna. Aga neid rendipakkumisi, neid oled ka vaadata? Ma isegi ei tea, kas renditakse. Ma eeldan, et need on kohe nii kallid, et... Tegelikult renditakse. Ma ei suuda praegu peast öelda. Tallinnas on 2 ettevõtet. Minu meelest saab valida, kas kasutatud või uued. Ja põhimõtteliselt, jah. Üks on vist Metos. Metos on jah siuke hästi tuntud. Nende käest ma küsisin pakkumist ka. Ja, aga nad rendivad ka. Nad võib-olla ei taha nii väga, aga ja teine on veel seal Järvevana teel on üks J-tähega, mul ei tule meelde. Mitte Faarvel või? Mitte Faarvel. Jodas on. Okei. Kohe kontrollin, kas on mingi täiesti lambist praegu. Metosega on see, et ütles, et neil pole sisust mitte midagi laos, et ilmselt siis ka kõik rendiseadmed on maha mõeldud, et äkki. Ja siuke ka kõik tarned on sügisesse. Aha. Huvitav. Suvine ilm on kõik inimesed ekraanide juurest ära meelitanud, aga tere Koidu, tere Jaanus, tere Anni. Ma arvan, et laseme mõne minuti üle, eks ole? Ja, absoluutselt, et vaata, Reimo on ka puudu. Tere minu poolt ka. Väga hea, saime kinnituse, et meid kuuldakse veel. Ma tahaks küsida, et kas see salvestus läheb kuhugi, tuleb meile meili peale ka? Jah, peaks tulema küll. Iseenesest, aitäh. Eks me pärast läkitame seal kõigile registreerunutele, et tegelikult oli neid kokku üle 50, et siis, kes siis läks õue päikest võtma või ujuma, et saab pärast loo kätte teistpidi. Aga ma võin seda uurida homme peale lõunat, kes veel, seal oli neid ettevõtteid rohkem, kui sa tahad. See oleks äge, jah, tegelikult. Kuigi meil vist lubati, et umbes paari nädala jooksul on kohal ka. Aga sul on tellitud, jah? Jah, midagi leidsin. Okei. Kallim kui võib-olla teised pakkujad, aga kui teised pakuvad sügisesse, siis on siuke kallidus on selline suhteline mõiste. Teistele veel, kes siin on hiljem tulnud, et hetkel räägime teemavälist juttu, aga kohe-kohe räägime seda juttu, miks me teid täna siia kokku kutsusime, et laseme võib-olla paar minutit veel ajast üle, et äkki inimesi veel liitub. Uurin korra Reimo käest ka kiiresti.
mulle meeldib see, kuidas me tehnoloogiliselt pole kunagi varem nii kaugel olnud oma elus, oma maailmas ja aina rohkem tekib selliseid probleeme, kus tehnoloogia ütleb üles, et jah, see ongi nii huvitav, et ühelt poolt on nagu tohutu areng, aga teiselt poolt oled ja võib-olla siis see eeldus, et midagi ei lähegi kunagi katki, kõik on kogu aeg olemas. Aga vot ei ole nii. Et kõrvale ka jälle. No nii. Udustatakse, et me nagu ei sobi. Füüsiline digikana. See digikana ei ole hetki või? See on füüsiline digikana, jah. Said sa Reimo kätte, Tanel? Ja, tal tehnoloogia ütleski üles ja ma kohe saadan lingi uuesti. Ja... Ma võtsin selle veitiku ka, peaks saama jooksvalt. Nii, Reimo ühines ka meiega. Tere! Tere. Vabandust, et ma siin ootama panin kõik, see on nagu just siis juhtub tehnoloogia firmas tehnikaga, kui juhtuma ei peaks. Ei ole hullu, me olime plaaninud oodata niikuinii natuke. Aha, okei. Aga ma arvan, et teeme algust, et kes tuleb, see tuleb, eks ole, et ma ise pean ka natuke varem või lahkuma pärast oma avasõnute teise kohta, aga ka vaatan pärast rõõmuga järele. Ma viskan veel selle sinna Facebooki evendi juurde kohe pärast enda avangut selle lingi, et võib-olla leiab sealt veel keegi selle üle. Aga ma ei tea, tänud kõigile, kes on hetkel leidnud aja selle mõnusa suvise ilma kõrvalt tulla siia digikanalisse kokku, et kuulata ühte põnevat lugu Saaremaa ettevõtjalt Tanelilt. Tanel paljude jaoks ilmselt sellist sissejuhatust väga ei vaja, et kes on televiisori ekraani ja ETV kanalit jälginud, siis on ta seal teda mitmes erinevas episoodis kohanud, kuidas ta siis enda linnast tagasi maale naasnuna viib ellu enda unistus siis toota mahemuna. Tänaseks on leping sõlmitud, kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis circa 3000 erineva munejaga ja Taneli siis erinevate takistuste kohta, mis on tema siis ettevõtluskarjääril ette tulnud. Selle kohta on ka väga vahvaid ja kihvte selliseid ülevaateid sotsiaalmeediast võimalik leida, et Tanel on kasvatanud endal sellise kihvti kogukonna ümberringi, et olles üks 3 mehest, kelle pilti võib täna ka jaekettides kaubariiulitel näha, et Joel Ostrati ja Tiit Niilo kõrval on siis Tanel ka enda pildi enda brändile külge kleepid, mis on minu meelest selline väga hea ja selline usaldust tekitav viis öelda, et julgen oma näo ja pildiga öelda, et võt see toode ongi maailma parim ja annan sellele oma otsese garantii. Kui põllumajandus on selline sektor, mis tihtilugu ei hiilga selliste digilahendustega ja digitehnoloogiatega, siis Tanel on suutnud selle dogma ka murda, et on järjekordsele siis takistuse eestveeretamiseks kasutanud NFT-tehnoloogiat ja kaasanud siis enda äriplaanide realiseerimiseks nädalaga üle 60 000 euro
ja kuidas see kõik võimalik oli ja mis kujul sellest võiks kasu olla teistele, et sellest siis Tanel täna siinsamas teile räägibki. Nii et minu poolt sõnajärg üle sulle, Tanel. Ja, suur aitäh, et eks see teekond on olnud päris keeruline, aga samas huvitav see mahekanala alustamise teekond, ja võib-olla ma teeksingi siin samas kohe ja aitäh muidugi Rainer sulle selle uhke tutvustuse eest, aga teeks ka Reimole siit ühe tutvustuse kohe, kellega koos me tegelikult seda projekti siis tegi või kes aitas mul teha seda, et Reimo, äkki sa räägid siis ennast sisse? Aga korraks põikan veel vahele ja julgustan kõiki küsima vahele niimoodi, et kui teil midagi tekib, siis ühtegi traditsioonilist PowerPoint esitlust täna Reimo ja Tanel ei näita, nagu ma aru saan, nii et kui tekib küsimus, siis kirjutage chati või õigake mikrofoniga vahele julgelt. Ja, et siuke vaba vestlusõhtu on. Ja, tere ka minu poolt. Ja minu nimi on Reimo Hammerberg ja mina olen ettevõtte Ignium asutaja. Ja paar sõna mu enda taustast. Enne Ignium asutamist olin ma ligi 20 aastat advokaat ja ma olin sellises büroos nagu Sorainen partner ligi 14 aastat, kokku advokaat ligi 18 aastat või 20 aastat ja mu valdkond, millega ma tegelesin, ma spetsialiseerusin ettevõtete rahandusele, kapitaliturgudele, finantsteenustele, pangandusele, kõigele sellele sõnaga, kus kohal raha liigub. Ja selle käigus ma nägin palju sellist, kuidas öelda, olukorda, kuidas turg, meile kohta öeldakse, et turul on tõrge. Mis tähendab, et turul on tõrge? Tähendab seda, et seal, kus on abi vajajad, abi ei jõua sinna kohale. Ja rahamaailmas on see väga lihtne, et meil on ettevõtted, kes vajavad raha ja see raha ühel või teisel põhjusel ei jõua nendeni. Ja selle kohta öeldakse harilikult turutõrge. Et kusagil on nagu raha olemas, millegipärast see raha kellegini ei jõua ja kellegini ei jõua. Ja see, kelleni ta eelkõige ei jõua, on mikro- ja väikesed ja keskmised ettevõtted. Ja minul oli see mõte, et kuidas saaks tehnoloogia abil seda probleemi, mida ma olin aidanud nõustajana raheldada, üks klient korraga kogu aeg, kuidas saaks tehnoloogia abil seda lahendada suuremalt ja massiivsemalt ja globaalselt. Ja selle taustal Ignium ettevõttena sündiski. Mina lahkusin oma pikaaegsest advokaadiametist ja asutasin ettevõtte Ignium selleks, et lahendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisprobleem ja teha kapital neile kättesaadavaks. Ja seda, et raha on vaja ettevõtte arendamiseks, seda teavad kõik. Sellesse ma siin enam pikemalt ei lähe. Nii et kahe sõnaga see on see, mida me Igniumis ka saavutada tahame, teha kapital kättesaadavaks. Ja täna siin hea meel jagada siis ühte konkreetset juhtumit teiega. Aga ega ma siis alustangi äkki enda loo rääkimisega natuke, siis eks me Reimoga siin oma kogemusi kordamööda vahetame, ja nagu Rainer ütles, et küsige vahele või küsige lõpus, ise oma suve järgi vaatate. Et minu siis mahemuna teekond sai siis alguse tänaseks 2 aastat tagasi, mõned kuud peale, kus ma siis otsustasin kolida pealinnast tagasi Saaremaale, kohe täitsa maale. Ja mõtlesin, et kui raske see põllumajandus ikka saab olla. Raha justkui nagu natuke antakse selle jaoks nii toetuse näol kui ka siis laenu näol ja mahemunal nagu turgu kindlasti on, sest see on ju tulevik, puhas mahe, nii et proovime ära. Absoluutselt oli see kõike muud kui kerge. Peaaegu igal sammul tekkis erinevaid takistusi, kuna ma tegelikult ei ole kanadega üldse oma elus kokku puutunud. Veel vähem tööstuse moodi asjaga ja kohe sai pilt selgeks, et selleks, et mingid asja arendada teha, on tegelikult raha päris palju vaja. Kohe alguses hakkasin ma oma ettevõtet üles ehitama, aga muidugi selle põhimõttega, et kuna mahemuna on selline nišitoode, siis see vajab tegelikult hästi palju selgitust, et miks ta on kallim, miks ta on parem ja kõike seda. Ja sai kohe alguses hakata siis meediaga suhtlema hästi palju. Hästi avatult sotsiaalmeedias enda kogukonda kasvatama ja kuna tegelikult selline suhteliselt harukordne asi, Saaremaal pole olnud pea 13-14 aastat oma suuremat kanalat,
siis õnneks meedia võttis ka selle väga hästi üles, kohalik meedia. Nii me käsikäes hakkasime liikuma edasi. Mina kirjeldasin enda kogemusi ja siis inimesed hakkasid aina rohkem kaasa elama sellele, ja kogu sellele muidugi sai ka siis kohe tehtud ettepanek ühele võttegrupile, et kuulge, et ma sükst asja hakkan tegema, kas teid huvitab see? Ja kuna ta neid väga kõnetas kogu see lugu, et sellest on väga ilusa ja ägeda inspireeriva loo, et siis minu suurem visioon või mõte selles asjas oli ka see, et näidata, et maal elu on võimalik ja põllumajanduses alustada ja tegutseda on võimalik, et eks see paistab, mis sellest saab, aga õnneks 2 aastat hiljem võin kindlalt väita, et see on võimalik. Natuke kerides edasi seda aega, pidevalt olid muidugi rahamured ja asjad ja pidevalt tekkis mingisuguseid probleeme. Üks probleem oli eelmise aasta augustis, kus munevus langes, avastasin kanadel marekahaiguse, mis siis nõrgendab immuunsüsteemi ja vähendab munevust. Tänu spetsialistide abiga, keda otsisin ka tikutulega taga, leidsime vaikselt lahenduse, kõik hakkas just ülesmäge minema, kanade tervis paranes ja siis munevus paranes ka. Jõulude ajal kuskil oli selline päris hea munevus juba selline, mis ta enam-vähem võiks olla juba algusest peale. Natuke oli veel puudu paremust, aga leppisin sellega. Ja vahemärkusena ka öeldud, et kuna ma alles teine aasta justkui käis, siis raha kõrvale panduna oli täiesti 0 eurot. Ees ootasid erinevad investeeringud, kaasa arvatud uute kanade ostmine, sest iga aasta tuleb kanu vahetada, et kanad lähevad siis teisele ringile ja tootmisesse, sellepärast munevus langeb nii palju, kuskil 50% ligi, et siis ei ole tööstuslikkusest enam mõttekas, et nende oma hind tasuvus on seal kuskil 60% alates, et peale jõule, kuskil jõulude paiku hakkas järsult paari päevaga munevus langema ja jaanuari esimestel päevadel oli munevus siis 30%. Ehk siis ma tootsin, minu ettevõte tootis nii vähe tooteid või siis saagikust, et iga päevaga, mis ma siis aktiivne olin, kanad elus olid, tiksus miinus päris tugevasti. Ja vaadates äriplaanile otsa, sain ma aru, et 2 kuu pärast oleks pidanud tulema uued kanad, aga raha selleks pole. Puud oli kuskil selline 10 kuni 20 000 eurot. Kuna eelmise aasta käive oli 145 000 eurot, siis ma mõtlesin, et ma pöördun enda kodupanga poole SEB Eesti, et äkki nad on nõus vastu tulema 10 000 eurot mulle laenama. Tundus selline mõistlik, sest palju räägitakse keskkonnahoiust, loomasõbralikkusest, mahedast, et kõik pangad justkui nagu räägivad, et seda on vaja toetada, aga sealt sain ma suhteliselt kiire konkreetse ei, kuigi ma pakkusin neile ka MES-i ehk maaelu edendamise käendust, ehk siis see 10 000 oleks käendatud siis 8000 euroga, ehk siis pank oleks mulle jätnud riski või nendele oleks jäänud risk 2000 euro ulatuses. Ehk siis, et see oli nagu väga selge märk, et pank ilmselgelt sellist ettevõtlust ei ole valmis toetama. Et kui sa 45 000 eurose käibe puhul ei ole nõus antama 2000 eurot nende laenud, siis tuleb leida mingeid muud lahendusi. Kuna ma kogu enda muret ja rõõmu ja enda kogemusi vahetult olen jaganud, siis sotsiaalmeedias Facebookis väga pikkade tekstidena, siis sellega seoses on tekkinud piisav hulk selline kogukond või poolehoidjad mulle sinna. Selleks hetkeks oli 2 aastaga peaaegu siis tekkinud umbes 7000-8000 jälgijat ja siis me kirjutasin neile Jaanus, et kuulge, et nüüd on nagu siuke lugu, et on veits kehvasti, et paari kuu pärast on pankrot, praegu täpselt ei tea, miks kanadega nii juhtus, aga oleks siuke, ma ei tea, 10 000, 20 000 eurot vaja, et üle elada ja siis edasi panna. Et kui ma ei leia seda asja, siis ma pean selle asja siin müüki panema ja on pankrot käes. Et selle peale muidugi inimesed läksid täiesti pöördesse. Isegi riiklik meedia läks pöördesse, kirjutati, et mis asja, et just mingisugune rajatud mahekanal on juba müügis, et
inimesed ütlesid, kuule, et me anname lihtsalt sulle raha, anna enda arvelduskonto number, me kanname sulle raha, vahet pole, kas see on 1 või 10 või 100 või 1000 eurot, et vähemalt natukenegi aitab sind sellest välja. Me ei taha näha, et sa enda projekti ära lõpetad, sest me soovime sulle kaasa elada. Aga kõik see, miks ma olen jaganud nii avatult enda kogemust, on olnud just tegelikult ennekõike sellepärast, et ma ei tea kõiki lahendusi siin maailmas, mul ei ole kõiki kontakte siin maailmas ja ma alati ootan, et äkki minu jälgijate seast siis leidub inimesi, kes mõtlevad kaasa ja kes mõtlevad, et nad saavad aidata. Ja seekord ma ütleks nii, et see täitis enda eesmärki, see täitis enda eesmärki nagu väga hästi. Et nagu öeldakse, et iga halvaga kaasab midagi head, siis jagas mulle üks minu kogukonna liige Reimo kontakti. Et siis ma kirjutasin Reimole. Ja äkki sa, Reimo, räägid edasi, mis siis juhtuma hakkad? Jaa, hea meelega. Kas mind on praegu hästi kuulda või? Jaa. Tip-top. Ja see oli tõesti nii, et Tanel kirjutas mulle LinkedInis, et mina olen jah, siin üks Saaremaa ettevõtja ja tahaks rääkida. Ja siis me leppisime kõneaja kokku. Meil oli selline virtuaalne koosolek, nagu meil siin praegu kõigil, et video vahendusel suhtlesime. Ja siis ma alguses ütlesin ka kohe Tanelile, et kuulasin nagu lühidalt loo ära, ütlesin, et me jah teeme sellist toodet, mis teeb kapitali kättesaadavaks. Aga et lihtsalt nagu selliste vale arusaamade vältimiseks meie ei too sulle investoreid. Et lihtsalt selguse mõttes Ignium annab sulle tarkvara toote, millega sa saad väga lihtsalt, soodsalt ja mänguliselt kätte nii-öelda kaasata oma enda kogukonda investoritena. Ja ma olin valmis selle peale, et Tanel võib-olla ütleb mulle, et jah, kui sul investoreid ei ole, et siis pole midagi teha. Aga Tanel ütles selle peale, see on täpselt, mida mul on vaja. Rääkis mulle ära oma kaasatud kogukonna loo. Ja siis niimoodi meil, kui öelda, mõtted väga kiiresti läksid edasi. Ma küsisin ka, et kui kiire selle keegi, väga kiire, rääkis täpselt ära selle sama dramaatilise loo, mida Tanel siin praegu jagas. Mõtlesin, tõesti kiire. Ja siis me hakkasime juba lahenduste peale mõtlema ja siis ma ütlesin ka Tanelile, et aga kuule, et tead, et maailmas on nagu, meil on erinevaid võimalusi. Meil on siin võlakirjad, meil on siin teada osad, saanad ära tükikese oma firmast, ja siis on maailmas selline uus nähtus nagu NFT-d. Tegelikult see NFT-dega, see on üks väga huvitav maailm, kogu maailm nuusutab seda alles, püüavad ära seda, kuidas mõelda, mis need võimalused on, kõik on veendunud, et see on suur avastamata maailm. Ja ma ütlesin, et seda ei ole eriti tehtud ettevõtete rahastamises, aga et ta sobiks sinna väga hästi, kui ma kuulan sinu lugu. Ja Tanel tuli sellega kohe sellega kaasa. Ei olnud üldse, ma ei pidanud sind üldse veenma, et oi, ma ei tea. Ei, see on väga kihvt. See on täpselt see, mida meil vaja, uuenduslikud asjad, täpselt nagu sa selgitasid ennem ka, või Rainer siin ennem selgitas, et kuidas nagu muidu nii konventsionaalses maailmas tegutsev ettevõtja võtab kõige moodsama digitaalse vahendi, mis seal üldse on. Ja nii see teekond käima läks meil kohe, ja mõtted hakkasid ka kohe lendama, et kuule, kuidas me seda teeme, mida me disainime, eks ole, ja hakkasime paika panema seda nii-öelda ajagraafikut ja plaani, et kuidas sellega ellu minna, sellepärast, et ajasurve oli tõsine. Nii et ma ütleksin niimoodi, et sellise asja kohta võiks öelda, et jah, nagu armastus esimesest silmapilgust, oli kohe see match oli olemas. Ja see ajasurve ei olnud nagu selles, et see ei olnud meie enda seatud, et me peame selle 6 aja jooksul või 2 kuu jooksul selle valmis saama, siis me peame edasi liikuma, vaid see oli reaalne hetk, kus mul oli kas ellujäämise koht, kas ma jään ellu, mul on see raha, et need arved ära maksta, et uued kanad tellida või mitte. Ja siis oli järgmine küsimus meil suuresti muidugi see, et mõtlesime, et kuule, kõik on ju õige, et meie siin teineteise võidu nagu vaimustume sinuga, Tanel, on ju. Aga kuidas me saaksime kontrollida, kas su kogukond tuleb millegi sellisega kaasa. Ja siis need olid väga julgustavad sõnumid, mis Tanel rääkis mulle ka, et mul inimesed juba ütlevad, anna kontonumber, ma kannan, aga Tanel sa ütlesid ka, et aga sa ei taha vastu võtta annetusi, sa tahaks midagi vastu anda ka inimestele ja kaasata inimesi selles mõttes nagu sõna tõelises mõttes, mitte võtta vastu annetusi, vaid anda midagi, mis nagu seob sind ja kogukonda. Ja siis me mõtlesime selle peale, et kuidas me saaksime seda uurida. Ja me otsustasime, et me teeme sellist asja nagu kapitaliturgudel on selle asja nimi nagu turu kuulamine või inglise keeles market sounding. Ja põhimõtteliselt me küsime lihtsalt kogukonna käest, kuulge, meil on siin selline mõte, mis te arvate?
ja Tanel muidugi sulle omasel viisil panid sa kokku muheda teksti selle kohta jälle ja panid selle kogukonnale. Võib-olla sa ise räägidki edasi, et mis siis juhtus? Jah, et võib-olla natuke ka ennem tausta, kuidas ma olen mõelnud alati, et nii kui ma seda ettevõtte alustasin ja kogu seda põllumajandust tegema hakkasin, oma seda sotsiaalmeediat, siis mõtlesin, et kuidagi peab olema võimalus, et toidutootjal on võimalik ka väärtus kasvatada enda ettevõttel, sest kui me vaatame erinevaid tehnoloogiaettevõtted, siis väga kiiresti, väga suurelt kasvatavad enda väärtust. Aga kui me võtame toidutootja, siis see on justkui nagu tühine ettevõte, et vaadatakse puhtalt käibebaasile ja kõik. Aga samas, kui me näiteks homme paneme kõik toidutootjad kinni, siis me lihtsalt sureme nälga, et tegelikult nagu väärtus on väga suur. Ja teistpidi oli see, et kuna ma lahutasin seal sotsiaalmeedias inimeste meelka, siis jah, müügil oli see nii palju kaasa aitanud, et kõik mu toodang läks ära, aga kuna piiratud toodang on tänu sellele, et ma töötaja rohkem ei tooda, et siis tekib mul küsimused, aga miks ma seda siis väärtust nagu edasi veel tekitan nendele munadele, et ma ei saa ju lõpuks küsida karbi eest 5 eurot või 10 eurot, et mul oleks kuidagi vaja nagu lisandväärtust anda samamoodi, need samad inimesed tegelikult jälgivad, nad loevad ma jutte, et nõme oleks ka see, et ma paneks nad mingisuguse maksva seina taha, et hakka tasulist jutte lugema, et see ei ole ka nagu kuidagi ei käi mu kokku. Ja siis Reimoga rääkides justkui kogu see asi ring hakkas nagu sulgema, et oot, aga tegelikult kui tõesti inimesed on nõus niimoodi valmis investeerima ettevõttesse, et siis justkui ma saan ka kasu selle eest, et ma siis kaasab neid tugevalt läbi enda juttude. Ja siis panimegi selle teksti teele. Ütlesin, et ma olen selles mõttes mõelnud välja lahenduse, kuidas ma sellest olukorrast välja pääsen. Selleks on mul vaja sisuliselt umbes 50 000 eurot. Siuke 10-20 000 on vaja selleks, et lihtsalt ettevõtte päästa. Aga mitte ma ei mõtle ainult, et ma päästan ettevõtte ja lähen samamoodi edasi, vaid ma mõtlen, kuidas neid riske tulevikus ka maandada. Ehk siis ma leian endale lisasissetuleku allika. Selleks ma teen Salmele kohviku ja lisaks hakkangi siis ka majoneesi lisandväärtusena siis munale tootma. Ja ainuke asi, mis inimesed peaksite tegema, on siis raha andma selle eest ja te saaksite siis vastu digigana. Ja palun andke mulle siis teada, et kes on nõus investeerima üldse sellisesse asja. Ja täiesti vabas vormis kirjutage, mis võib see summa olla. Et mis te oleksite nõus investeerima. Et ausalt öeldes, kuigi see, nagu Reimo ütles, et see kapitalimaailmas või finantseerimismaailmas on see täiesti tavapärane asi, siis mulle esialgu tundus see täielik et kuidas ma hakkan enda klientide rahakotis sorima, et mis see minu asi on, kui palju keegi tahab mingisuguste rahadega mind toetada või et kui inimene ütleb 100, et kas ma saan siis aru, et tal ongi ainult 100 eurot või et keegi 1000 või rohkem, et kuidas see ei tundu nagu õige. Aga rebasin kaotada pole midagi, vaata, mis saab. Ja panin selle üles ja nädal aega ilmus sinna üle 1100 siis vaste või siis vastuse. Ehk siis üle 1100 inimese oli nõus minu ettevõttesse investeerima. Ja summaliselt oli see üle 300 000 euro. Et see oli see koht, mis lõi mind nagu täitsa pahviks. Et esiteks, et täiesti vabalt inimesed on nõus avaldama infot, et kui palju nad on siis nõus kuskile kellegisse investeerima, mis tagantjärgi võttes tundub täiesti loogiline. Et kui keegi küsib, kas keegi tahab minu ettevõttesse investeerida, siis ma ikka vastan. Või siis, kui ma ei taha investeerida, siis ma ei vasta. Ja lihtne ja loogiline. Aga see summa oli nagu täiesti hämmastav, see lõi mind sisust toolivalt pikale, et sellist summat nagu ei ootnud, et ma nagu sihtisin, mõtlesin, et issand jumal, kas üldse keegi on nagu 50 000, see tundub ebareaalne. Et kui panki ei ole nõus 2000 andma, siis miks inimesed peaksid 50 000 andma? Aga äkki saab nagu 10 000 kätte, aga see 300 000 oli täiesti erakordne summa, et siis me hakkasimegi Reimoga arutama seda teemat, et okei, sest seal oli see oli nagu diferentseeritud pakkumised olid. Seal oli 10-seid, 20-seid, 50-seid, 100 eurosed inimesi. Seal oli 1000 eurosed inimesi hästi palju, kes oli nõus 1000 eurot investeerima.
ja seal olid ka sellised, kes olid 10 000 ja rohkem eurot olid nagu valmis investeerima, et see tekitas kohe nagu küsimusi, kuidas me siis sellega jätkame, sest justkui seal NFT maailmas nad pannakse müüki need NFT-d siis, ehk siis digipildid ühe hinnaga. Et siis me hakkasime juba keeruliselt arutama, et kas me võiks teha erinevaid astmeid seal, et 100 eurosed piletid, 1000 eurosed, 10 000 eurosed piletid ja nii edasi, et äkki sa, Reimo, räägid siis, kuidas lõpuks siis lõppes või mis me selle arutasime, mis see protsess oli? Ja, tänan. Kliendid juba helistavad, tahavad ka raha saada, investeerida. See pole kliendid, see oli meie enda disainer, kes tahab siin ühte asja arutada, aga arutame pärast meie webinari. Ja, et siin on enne, kui me vaata, kuhu me jõudsime, ma õiendaks ka ühe asja veel ära, et ennem ma mainisin alguses, et ma nägin väga palju turutõrget. See, mida Tanel praegu kirjeldas, on väga hea näide turutõrkest. Ehk millest siis turutõrge väljendus? Turutõrge väljendus selles, et meil on ettevõte, kes toodab mune, tal on päriselt kliendid. Me ei tea tegelikult, palju selle ettevõtte väärtus võib-olla on. Tanel ka siin püstitas hüpoteesi, et toidutootjad võiksid olla rohkem väärt, kui nad tegelikult on. Aga nad on nagu on. Aga nüüd ühel hetkel ettevõte, kes on nagu, kelle eesmärk turul on olla finantsvahendaja, ehk võtta ühtedelt inimestelt, kellel on raha üle, nagu hoiustajad, ja anda seda teistele välja, kes on siis laenusaajad, ettevõtted. Ja selle asutuse nimi on pank. Selle konkreetsel nimel oli see pank SEB Pank. Ja see näitab, kuidas on tegelikult meil turutõrge, et on ju olemas lojaalsed kliendid, on ju olemas 140 000 pluss käivet ja ometigi ei saa 2000 eurot anda krediiti. Ja kus kohal see tõrge siis on nagu tohutult erinevalt tajutud riskitase ja infotase. Vaata, kui sa võtad nüüd kogukonna peale, et siis mõtled seda, kuidas see kogukonna nüüd järsku seal oli terve hulk tõesti, nagu Tanel kirjeldas, ühe inimese kaupa, kes pakkusid rohkem, kui kogu SEB Pank oli valmis anda. Üks kogukonna liige, nagu füüsiline isik, inimene, Eesti kodanik, on valmis rohkem finantseerima Tanelit, kui terve suur SEB Pank. On ju tõrge tegelikult kusagil. Ja sellest see tõrge väljendab, et infotase ja usalduse tase sellest tulenevalt on diameetriliselt erinev. Ja siin hakkab tulema ka see kokku, et kuidas see turutõrge tekibki niimoodi, et väikeste ettevõtete kohta arvatakse, nagunii nad ei saa hakkama. Nad on liiga suur risk. Nendega pole mõtet tegeleda, sellepärast, et iga tegelemine ka ju maksab. Tegelemine on töö. Aga vaata, kujuta ette, kui su tehas on tehtud ainult ja pank on tegelikult tehas, mille eesmärk on välja anda laenusid. Kui su tehas on ehitatud nii, et anda välja ainult suuri laene, siis loomulikult ei ole mõtet tegeleda väikeste laenudega. See ei pööragi neile tähelepanu. Ja sul tekib terve hulk selliseid nii-öelda, mille kohta öeldakse nagu inglise keeles friction või niisugused hõõrdumiskohad, millest tulenevalt see protsess lihtsalt ei lähe läbi. Ja see ongi hea näide, et kogukonna puhul ei olnud veel infobarjääre. Usalduse tase oli väga kõrge. Tanel oli olnud väga läbipaistev sellega, mida ta teeb. Ja kogukonnal suur usaldustase tulenevalt suurest infotasemest ja valmidus aidata. Ka sarnased maailmavaated. Kõik, mis aitavad kaasa sellele, tõrked lähevad järgi mööda ära. Eks ole? Ja see ongi nagu näide, et kuidas turutõrge toimub finantsvahendaja puhul ja täpselt sama ettevõte küsib raha mujal ja seal ei ole turutõrget. See oli nüüd väike tiituur sinna turutõrkesse ja nüüd on ju jätkan sealt, kus siis Tanel lõpetas ja ütles selle koha pealt, et mis me siis tegime. Tõesti, et me istusime siis ja ütlesime, et kui meil on väga meeldiv probleem, millega tegeleda siin. Meil on nii suur huvi, et mida me teeme ja siis ma küsisin ka Taneli käest, aga mis su eesmärk tegelikult on, kas on ainult saada raha? Ja siis ta ütles nii, et seepärast, kui ainult oleks eesmärk saada raha, väga lihtne, võtame siis korjame nendel suurtematelt selle raha ära ja ma ei tea, 5 inimest oleks kokku pannud vabalt selle raha, mida ta tahtsid. Võib-olla isegi 4, kui hästi järgi mõelda selle huviliste peale. Ei. Teine väga oluline osa on ikkagi kaasamine, et see on nagu strateegia. Ja siis mõtlesime, okei, kuidas me seda siis saavutame? Et algul me mõtlesime, et okei, et kui keegi tahab investeerida 10 000, äkki siis teeme mingisugused kanad, mis on kuidagi võimsad kanad. Ja maksavad siis rohkem ja kuidagi annavad rohkem kasumist ka tükki või midagi sellist. Ja lõpuks me jõudsime sinna välja, et kui me ikkagi tahame vastu võtta, Tanel ettevõttena tahab vastu võtta 65 000
ja samal ajal on eesmärk kaasata võimalikult suurt osa kogukonda ja anda kõigile võimalus, siis tegelikult teeme ikkagi palju ühe hinnaga kanu. Ja kes tahab see osta rohkem, see ostab siis rohkem. Ja see oli ka, kuidas me siis lõpuks mõtlesime läbi ja lõpuks on kõigile lihtsam. Ja kuna tähtis oli ka meil ettevõtte poolt vaadatuna see, et Ignumi poolt vaadatuna, et Tanel meie esimese kliendina, kes oli küll nagu super selline, kuidas öelda, sellise kliendi kohta nagu Tanel öeldakse varane kohaneja või early adapter inglise keeles. Et ta tuleb nagu alguse, toode ei ole valmis, ta on valmis kõikide nende konarustega kohalduma, peaasi, et saaks oma probleemi lahendatud. Aga ise on ka põnevil, et saab seal osaleda selles. Et siis tegelikult ka mõtlesime, et kuna meie enda jaoks oli Tanel ju esimene NFT case, kuigi me varem olime kliente teenindanud, siis et ka meil oli oluline, et me seda asja liiga keeruliseks ja see oli ka üks põhjus, et kõik asjad nagu koos, kuule, meil on vaja palju NFT-sid, me ise tootega on vaja välja minna, aeg on kriitiline, teeme ühte liiki NFT-d. Ja see oli see, kus otsus sündis ja ma julgen öelda, mis tagantjärgi hinnates tark otsus. Ja siis oli nii, et tõesti, et tegutsesime siin, kõik nagu insenerid ja disainerid töötasid nii, et veri oli küünte alt väljas. Ja siis saabus suur päev, ma arvan, võib äkki sinna hüpata, kus kõik oli valmis. Ja see on see, kus ma annan Tanelile jälle üle. Ja nagu meil jutud lähevad, hüppame korra veel tagasi, enne kui me edasi läheme. Et tegelikult ma ütlesin, 300 000 eurot oli laual ja Reimo küsis ka, et no nii, kas võtame ära selle kõik, on ju. Et ma ütlesin, et see on jälle huvitav probleem, või huvitav küsimus, mida küsida mu käest, et ma tegelikult olin valmis, et ma saan alla 50 000 seda raha, peaasi, et ma ettevõte jääb nagu ellu ja siis pakuti nagu nii mitmekordselt üle seda raha, et siis tekkis mul nagu, aju läks tühjaks, aga mis ma selle rahaga teen? Ja see tekkis ka see vastutuse küsimus, et aga see on mu enda klientide, mu enda inimeste raha, et ma ei saa seda lihtsalt vastu võtta, minna Soojamaa reisile ja raisata seda, kuidas heaks arvan, et see raha peab minema ettevõtte arenduks selle jaoks, et nad saaksid kuidagi moodi sellest nagu siis mingisugust emotsionaalset või siis rahalist väärtust tagasi. Ja siin ma vaatan üks küsimus ka, et kas otsingute käigus ilmus välja ka huvitatud välisinvestoreid, siis tegelikult suuremaid investoreid ju sellised kiibitsejad oli juba varasemalt olemas, nii Soomest kui ka Taanist. Aga kuidas ma ütlen, et minu ettevõtmine on hästi emotsionaalne. Et ma teen kõike nagu palju ka sisetunde järgi, täiesti ebaratsionaalselt, aga siiamaani on see kõik nagu edu toonud, et üks käsi ei ole otseselt põhja viinud. Ja muidugi see, kui nüüd räägida kogu aeg nagu ebaedu, siis see on nagu välistest tingimustest olnud suurenevalt välja arvatud, siis see tõesti, mis nüüd oli jaanuaris, kus mul oli puhtalt enda viga, kus oli teadmatusest, see toodang langes, aga ma olen suhtlen nende investoritega ja seal tekib kohe nagu selline, näita meile äriplaani, näita meile tuleviku asju, kõike asju, finantsprognoosid, kõik rahad, kus me saame raha tagasi ja nii edasi. Aga seal tekkis mul nagu plokk, et kuidas ma saan teile midagi näidata. Mul on ainult esimene täisaasta, kus ma olen nagu täislauda, ehk siis täiskäibega. See ei olnud ka nagu päris täiskäive, et see aasta võiks tulla nagu täiskäive. Et ma ei oska teile midagi öelda. Ma ei tea, palju maksavad uued laudad. Ma ei tea mitte midagi, mis on uus tehnoloogia, et oleks vaja laieneda, selle jaoks oleks raha vaja. Et ma ei oska teile midagi paberile panna reaalselt. Et ma saan aru, et see on kõik asi, mida te tahate näha, aga te lähete nagu ka minu jaoks nagu nii igavaks kohe, nii Excelisse, et see ei ole see, mille pärast ma teen seda. Ja siis seda enam tundus see inimeste kaasamine aina õigem, sellepärast, et ma teen seda kõike tegelikult enda kogukonna inimestel. Minu lõppklient on see inimene, ma hästi palju teen kõike seda sellepärast, et need, kes ostaksid minu mune või ostavad minu mune, siis kanamune, et nemad siis tunneksid, et see on nagu väärt kaup. Et see raha, mis nad on sinna alla pannud, on nagu asja eest. Ja miks me siis otsustasime, miks see oli strateegiliselt minu jaoks tähtis kaasata võimalikult palju neid inimesi, oli just see, et üks turutõrge või siis selline probleem sellisel väiksel toidutöötajal või üldse toidutöötajal või tootjal, kes siis jaekettidesse müüb, on see, et me ei ole jaeketiga nende koosolek laua taga võrdsed. Kui mina lähen poodi,
ja ütlen neile, et ostuühi juurde ütlen, et mul on tootmissisendid kõik suurenenud, ma pean tõstma natuke hinde. Siis poed ütlevad, et jah, tõsta, aga esmaspäevast ära enam meile toob kuskile mujale, sest me sihime nagu hinde. Ja siis ongi, poel on justkui 100% võim, aga 0% riski. Minul kui tootjal on 100% risk, sest mina pean tegelema kanadega, vaatab, et aasta ringselt kogu see ettevõte toimiks. Päeva pealt ma ei saa nende munemist lõpetada. Et risk on 100%, aga mul ei ole nagu ühtegi sõnaõigust seal laua taga. Ja siis ma panin oma peas nagu strateegiliselt kokku selle idee, et mida rohkem mul on inimesi pardal investeerijatena, seda suuremaks läheb minu võim seal laua taga. Et jah, täna meil see kogus nii suur ei ole, aga mõtle, kui mul on 1000 inimest seal investeerinud, võib-olla 10 000 juba. Ja siis ma lähen sinna poe juurde ja ütlen, et kuulge, ma pean hinda tõstma. Pood ütleb, et ära esmaspäevast enam too. Siis ma saan küsida vastu, et aga vaadake, härra poodnik, et mul on siin selja taga 10 000 inimest. Ja kui ma teile ütlen nendele, et teie kett viskab mind välja, sellepärast ma tahtsin hinda tõsta, siis mis te arvate, kuidas nad reageerivad? 10 000 inimest. Ja arvestades, et jaekettide turul on väga tihe konkurents, siis ma arvan, et elu läheb päris kibedaks sellel ostujuhil. Sellepärast, et ta peab hakkama ikka väga hästi läbi mõtlema, et kas ja kuidas ja mida ta ütleb. Et tähtis ei ole nagu see, et mina saavutaks 100% selle võimu, vaid tähtis on see, et me istume laua taga võrdsete partneritega ja leiame mingisuguse konsensuse. Ja sellepärast ma näen, et seesama inimeste investeerimine minu ettevõttesse seda aitab teha. Sest kui nad lihtsalt on mu kliendid, siis justkui pood ütleb, mis siis? Me oleme ennegi näinud selliseid. Kui kliendid käivad edasi, aga need tootjad tulevad ja lähevad. Aga kui need samad inimesed investeerivad enda taskust, enda raha sellesse ettevõttesse, siis see suhtumine on hoopis teine. Aga siis me jõudsimegi lõpuks sinna päeva, kus me siis avasime digikanaturu, kui nii võib öelda. Kuna need inimesed, kes tegelikult vastasid enne meile, kes on nõus investeerima, siis me nendele andsime need eelised, nemad saavad valida ja endale meeldivad kanad. Kõik kanad olid unikaalsed, erinevad, osad olid seal haruldasemad, osad väga haruldasemad, siis olid tavalised, aga nendel oli ka siuke personaalsus, et osad olid prillid ja mütsid ja rulad ja kõik sellised asjad, et inimesed tunneksid justkui ennast ära nendes kanades, oleks nagu mängulisem kogu see investeerimine. Ja siis, kui me avasime ja saatsime välja selle kirja, et no nii, aitäh teile, et avaldasite enda arvamust ja enda summat investeerimiseks, oleme otsustanud, et lähme 100 euroste piletitega ja nüüd on teil võimalus minna ja osta seda eelisjärjekorras. Need inimesed siis läksid, me andsime neile nädal aega ja kokku, mis me tegime, oligi 650 kanat. Kuigi 50 000 eurot oli vaja, siis see 650 tuli kuidagi konsensuslikult, et okei, et võtame siis natuke rohkem igaks juhuks ja anname rohkem võimalusi nendele inimestele. Me nägime, et neid tahtjaid oli palju, et kuna 1100 inimest oli reaalselt nagu soovis investeerida, siis mõtlesin, et võtame enam-vähem mingid pooled. Et anname poolte nagu võimaluse ja siis on nagu nobedate näppude voor, et kes jõuab, see jõuab, kes ei jõua, ma ei tea, äkki siis juhtub see järgmine kord. Ja siis oli näha, et esimese nädala ajaga 550 kana osteti ära. Esimese nädala ajaga 55 000 eurot oli juba põhimõtteliselt kontol olemas. Ja siis otsustasime, et okei, et lähme siis avalikuks sellega, et vaatame, mis edasi saama hakkab. Ja siis läks paar päeva, oli kõik ülejäänud 100 kana otsas, et sisuliselt 1,5 nädalaga, kui me oleks kohe avalikuks läinud, oleks ta kindlasti nagu kiiremini otsa saanud, aga siis 1,5 nädalaga kaasasime 65 000 eurot ja jällegi tuletan meelde, et pank ei usaldanud ka mulle 2000 eurot. Et jah, kuidas sulle, Reemo, kogu see asi mulje jättis, kui sa nägid, et kui me laive läksime, et mis siis saama hakkas? Eks me olime ju suhteliselt ka valmis sellepärast see turu kuulamine või market sounding, mida me niimoodi hea praktika kohaselt ikkagi läbi tegime, andis meile ju mingi aimu nagu kätte, eks ole. Aga jällegi,
üks asi on market sounding, ta on selline nagu sa kuulad, aga mis päriselt juhtub siis, kui nii-öelda rahakott tuleb lauale panna inimestel, on teine asi. Kuigi, kuidas me seda küsisime, me küsisime ka ju ikka nii, et väga lihtsalt pange oma email, pange oma summa ja siin ei ole mingeid kohustusi. See oli väga oluline, ma rõhutasin Tanelile ka, kirjuta seda nii, seepärast see on see, kuidas turu kuulamist tehakse. Et sa ei pea arvama, et see on mingi eelleping või midagi sellist. Sa lihtsalt küsid päriselt, lihtsalt. Me tahame aru saada umbes. Ja inimesed ikkagi, üldiselt kui inimesed panevad emaili, oma emaili, see on nii personaalne asi, igat emaili on ainult üks maailmas. Et sa ikkagi hakkad mõtlema, et kas ma ikka panen nii, et seal oli nagu, meil oli põhjust oodata, et läheb hästi. Teine asi oli muidugi, kus me olime põnevil, et kuidas sellised nii-öelda kogukonna liikmed, nagu Tanelil on, kes tegelikult on nagu inimesed nagu meie kõik. Sõnaga, mida ma tahan öelda, 99% ma julgen öelda, või tegelikult sul mõned ikkagi on seal väga tehnoloogia säbid ka, ma tean neid. Aga valdav enamus on sellised tavalised, me kasutame e-kaubandust ja siis me teeme mingeid muid asju seal, käime võib-olla, ostame midagi Amazonist, ostame e-Selverist võib-olla või nüüd ostame Boltist võib-olla. Aga lühidalt me ei käi, enamus inimesi ei käi, ei kauple krüptoga, ei aba endale selliseid nagu digitaalseid walleteid või rahakotte ja nii edasi. Mõtlesime, kuidas nad selle vastu võtavad ja me olime pingutanud selle nimel, et see teekond oleks võimalikult lihtne. Kuigi inimesed pidid läbi tegema selle isikusamasuse tuvastamise, jah, seadus on selline, me oleme püüdnud seda nüüd veel lihtsamaks teha, aga siis mõtlesime, kuidas nad sellele reageerivad, kas me kaotame seal inimesi nii-öelda. Nad tulevad, näevad niisugust registreerimist ja ehmatavad ära, ütlevad, mina ei viitsi. Teine asi, mida mõtlesime, kuidas läheb selle maksete tegemine. Me oleme püüdnud selle maksed ka teha, mitte nii tavalise krüpto või NFT maailma sarnaseks, kus sa kannad ühest digitaalsest rahakotist Bitcoini teise rahakotti ja saad NFT vastu, vaid sa saad maksta põhimõtteliselt nii, nagu sa maksaksid igas teises e-kaubanduskeskkonnas. Kas seal on makselingid või tulevad ka krediitkaardid või deponeerid raha. Sõnaga, et teha see väga e-kaubanduse sarnaseks, aga ikkagi kogu see NFT päriselt, nüüd tuleb raha maksta. Kuidas kliendid reageerivad sellele teekonnale, mida me olime püüdnud neile ehitada, eks ole. Kuidas nad reageerivad isikusamasuse tuvastamisele, kõik vastamata küsimused. Nii et loomulikult me olime kõik seal ise ka niimoodi valvel ja nädalavahetustel kõik olid ajad kaetud, et kui keegi vastaks kogu aeg klientide küsimustele. Ja see läks minu jaoks üllatavalt sujuvalt. Ei oleks probleem. Muidugi, varane toode, Tanelile me ütlesime kohe alguses, sa oled õliedapter, sa oled varane kohaneja, et meil tuleb siin asju. Aga me teeme omalt poolt parima, et me oleme kogu aeg seda kiirelt valmis lahendama. Et muidugi süsteem ei kuku kokku ja me ei räägi sellest, aga kusagil on nagu bugi on siin ja bugi on seal võib-olla ja see on niimoodi tarkvara maailmas. Et iseäranis varastel kohanejatel. Aga mida me mõtlesime ka, et kas me hakkame kaotama, pillikud öeldes, kui ütled nii, et 500 inimest alustavad teekonda, siis paljud jõuavad kohale. Ja selle kohta öeldakse niisugune nagu lehter, sa hakkad kaotama inimesi vasakule ja paremale lihtsalt. Ja mida me nägime, mis minu jaoks oli uus kogemus, ja ma ei olnud isegi selle peale niimoodi mõelnud, oli, me kaotasime väga vähe inimesi, vaatamata nendele hõõrdumiskohtadele. Ja mis on hõõrdumiskohad? Isikusamasuse tuvastamine, ükstapuha kui lihtsaks sa teed, aga ta tegelikult on hõõrdumiskoht. Seepärast sa ei saa nagu puhtalt läbi jalutada lihtsalt. Sul tekib mingi koht, ma pean tegema isegi mingid klikid, kõik on hõõrdumiskohad. See on nagu lisasamm jälle, vaata. Ja lisasamm. Ja ta on takistus. Ja tegelikult minu suur üks õppetund oli ka see sealt ikkagi, et kogukonna liikmed on niivõrd nii-öelda kaasas asjaga, niivõrd pühendunud, et nad ei hooli sellest lisasammudest. Nad kannatavad ära, sellepärast neil on missioon. Nad tulid ju appi. Nad tulid ju appi oma kogukonnale, ettevõttele, mille liikmed nad on. Ja siis mul oli ka see, et wow, et see on tegelikult väga võimas, kui andeks andev või nagu niisugune püsiv võib olla kogukond, mida ma nüüd kontseptuaalselt teadsin, aga ma polnud selles kontekstis sellele nii palju nagu varem mõelnud. Ja teine pool on see muidugi, et järelikult ka kui kannatlik võib olla see kogukondlik kapital. Nad ei küsi, nad ei grilli sind kordajatega, nad ei grilli sind kasvunumbritega ja nad lihtsalt nagu, nad usuvad sellepärast, usalduse tase on kõrge. Muidugi see paneb ka lati kõrgele ettevõtja jaoks, sellepärast, et sa pead sellele kõigele vastavalt ka performima. Aga jah, see, kui püsivalt inimesed tulid läbi selle funneli ja ka kiiresti ikkagi ja päriselt nii-öelda panid krediitkaardid lauale, eks ole, see oli ka ikkagi
ei olnud nagu, oli selles mõttes ikkagi üllatav, kuigi mitte ootamatu, aga üllatav, positiivselt üllatav. Et siin oli põhjust Tanelit õnnitleda meil mitu korda. Sest meil, kui mõelda nüüd tegelikult sellest NFT-st, siis selles mõistes, siis pealtnägija tegi sellest intervjuu. Me õudselt ise kartsime tegelikult, et inimesed tekib kohe blokeering, sest kui ütled NFT, kohe läheb mõtte uitama, ma ei saa aru, mis asi see on. See on mingi tehnoloogia värk, mingi eriti kahtlane värk võib-olla kohati osade jaoks. Ja meil tekkis kohe see, et okei, me ei hakka müüma tegelikult seda NFT-d, me hakkame müüma lihtsalt seda digikana. Tundub väga lihtne ja loogiline. Me proovisime selgitada seda ennekõike nii palju kui vähegi võimalik. Ja ma arvan, et me saime sellega väga hästi hakkama, sellepärast, et mu ema on Kuressaares juuksur. Ja kui me räägime sellest, et sellist teenust ja asja kasutavad ainult tehnoloogia altid inimesed, siis üks 72-aastane proua käib mu ema juures juuksuris ja ta ütles, et kuule, ole hea, palun räägi Taneliga, et ma tahaks osta seda 10 digikana endale, et need said nii kiiresti otsa, et kas ta saab mulle neid veel kuskilt sebida juurde. Et kui te kujutate ette 72-aastane pensionär, stereotüüp on ju tegelikult nii, et pensionäril raha pole, nad ei vaatavad ainult oma vanad kineskoop telekat ja siis käivad poes sularaha eest ostmas asju, võtavad kohe oma selle sularaha automaadist enda pensioni välja ja nad ei usalda midagi. Ja siis tuleb nagu selline näide, et 72-aastane proua soovib osta digikanu 1000 euro eest. Et ma arvan, et see on nagu kõige märgilisem tähendus kogu selle projekti juures, mis näitab seda, et kogukonna liige ei küsi su käest, kui raske või kui keeruline see teekond on, vaid nende jaoks on tähtis see eesmärk. Sama tähtis, kui see eesmärk on ka ettevõtja enda jaoks, et tuleb minna läbi tule ja vee. Eesmärk on see, kuidas me proovime seda saavutada. Et see on jälle ja muidugi väga palju kirju ja joonistusi saime selle kohta, et tegelikult väga palju teil ilma sellest, nii et kõik ootavad veel seda. Ja seal ei olegi justkui küsimust, et mis on selle rahaga teed või okei, et me tahaks investeerida, aga mis sa siis teed sellega? See kuidagi kõik loomulikult ütleb, kui mul tekiks see võimalus, siis ma ostaks selle veel. Et see tundub lihtsalt kontseptsiooniliselt nii äge idee, ja sa oled nii äge ettevõtja, sa teed nii ägedat asja, et hea meelega ostaks. Ja siis me tegelikult hakkasime küsima inimeste käest, et miks nad üldse olid nõus investeerima. Meil tekkis nagu siiras huvi, et mis see tagasi on, sest me ei saanud justkui aru sellest, et miks inimesed on nõus andma sellisele suvalisele mingi Saaremaa mingisuguse töllile, kes kogu aeg ühest ämbrist teise astub, enda isiklikku raha, mis niigi on väga selline kuum teema või et see on väga kirglik teema. Et mis me siis sealt teada saime nendest intervjuudest? Ja mina siin muidugi natuke täpsustaksin sinu humoorikat, kuidas öelda, remarki ennem, et see meil päris nagu küsimus ei olnud, et miks keegi peaks andma selle Saaremaa mehele lihtsalt raha. Aga meil tõesti oli küsimus see, et nagu, mis kaalutlustel inimesed seda raha annavad. Sellepärast, kui inimesed oleks otsinud kõrgemat võimalikku finantstootlust, siis see ei ole õige instrument. Turul on kõrgemaid mõistliku riskiga instrumente küll ja küll. Et mis paneb inimest niimoodi tulema kaasa, seepärast nad ju tulid, me nägime seda, eks ole. Ja meie jaoks oli väga oluline tervikuna siin meeskonnas kogu aeg, iga päev aru saada ja õppida oma kliendi vajaduste kohta ja kuigi nagu öeldame, meie klientide nagu Tanel on meie klient, tema kogukond, me käsitleme neid nagu oma klientidena, kelle eest tuleb väga hoolitseda ja kelle vajadustest tuleb aru saada. Sellepärast kogukond on õnnelik, Tanel on õnnelik. Tanel on õnnelik, meie oleme õnnelikud. Ja nii lihtne see ongi. Ja siis me tegimegi neid kasutaja, me nimetame neid kasutaja intervjuudeks ja küsisimegi inimeste käest lihtsalt, et täname väga, et te olete selles osalenud, et kas te saaksite meiega jagada oma kaalutlusi? Miks te osalesite selles kampaanias? Ja suuresti võib need jagada 3 gruppi. Esimene suur grupp, kõige suurem oli see, olid väärtuspõhised. Väärtuspõhine oli näiteks see, et
mulle väga läheb korda humaanne loomade pidamine. Ma tervikuna hoolin mahedast. See on õige asi, mida maailmas teha. Siis tuli selline ka ikkagi väärtuspõhised kaalutlused. Mulle väga avaldab muljet ja ma tahan toetada sellist ettevõtja sitkust ja vastupidavust. Sellist nagu Tanel kui ettevõtja, mida ta kehastab. Ja siis teine suurem grupp oli tegelikult, võiks öelda toote põhjused. Sa ütlesid, et mulle väga meeldib see toode, mul on tähtis, et see toode oleks turul. Me perega oleme selle toote fänn ja mul sõbrad on selle toote fännid ja see on tähtis. See on nagu lahe. Ja sinna juurde läheb ka see lugu sellest kogu punat tegemisest. Ja viimasena, siis kui ma küsisin ka, et mäletan, üks on mul meeles, et ma olen alati endale kana tahtnud. Aga ma olen Tallinnas, ma kunagi endale kana ei saa. No nüüd mul on digitaalne kana vähemalt. Ma ostsin kohe paar tükki. Et on ka selliseid, et see nagu nii-öelda fun element või nagu lõbus element peab juures olema. Aga mis siis täiendavalt tuli üks põhjus ka see, et me küsisime, kas ka finantskaalutlused olid tähtsad, kuna Tanel jagab 5% kasumist ära NFT omanike vahel. Ütlesid, see ei ole tähtsusetu, see ei ole mu põhjus, miks ma investeerisin või andsin raha, aga see on tegelikult lahe, sellepärast, et kui ettevõte kasvab, siis meil läheb hästi, mine tea. Et ka see on tegelikult oluline iseenesest. Et jah, et aga nagu 3 suurde gruppi läksid ja ma rääkisingi neist praegu prioriteetide järjekorras. Kõigepealt tulid harilikult, kõikides nendes intervjuudes tulid kõigepealt need väärtusega seotud põhjused, siis nagu tootega, mõned panid ka toote esikohale, aga üldiselt mitte. Ja viimases järgus tuli tegelikult see rahaline, mis ei ole tähtsusetu. Ja see on see, mida me õppisime nendest. Ja see jätkuvalt niimoodi, kui me teeme oma kasutajatega intervjuusid, see jätkuvalt sellisena tuleb välja. Ehk lõpuks ka see toob meid selle teema juurde, et kogukond kõigepealt. Et meie suur missioon Igniumina on aidata ettevõtetel lahendada ära oma rahaprobleem, teha raha kättesaadavaks. Sellepärast see probleem on tohutult suur. Väike- ja mikroettevõtetel puudub ligipääs kasvukapitalile. Ja kuidas teha see kättesaadavaks kogukonnast, mida me ise oleme nüüd õppinud siin ja iga päevaga seda rohkem valideerime. Nii-öelda kogukond tuleb kõigepealt. Kui sul on tugev kogukond, siis see kogukond aitab su välja. Ja meie toode aitab sul teha veelgi tugevamat kogukonda. See on ka selline suur nagu jätkuv, kuidas öelda, arusaam, mida me kanname edasi, et kogukond kõigepealt. Sellepärast me eeldame ka praeguses faasis kõikidelt meie klientidelt, kes tulevad ettevõtjad nagu Tanel, et neil on olemas kogukond ja me aitame neil siis nii-öelda tuvastada, kas see kogukond on aktiveeritud, mis seisundis see kogukond on, kas see kogukond on valmis appi tulema. Et me räägime siin ka aina palju kogukonnast ja miks ta tegelikult tähtis ongi see, et kas me kui võtame lisaks nendele põhjustele, mis me oleme rääkinud, et on tähtis, et sul on kliendid olemas, väga kaasatud kliendid, siis see tähendab ka seda tegelikult, et sinu toote turul olemine on justkui nagu jätkusuutlik, sellepärast, et kui need inimesed on sinu ettevõttesse investeerinud, siis suure tõenäosusega nad tarbivad ise ka neid tooteid, sellepärast nad kaitsevad justkui enda investeeringut. Tekib sihuke loomupärane käitumine ja teiseks on ka see, et nad justkui hakkavad nagu brändi saadikuteks. Nad hakkavad sõbral külas käima, vaatamas külmkapis äkki, et kuule, et sul on mingisugused muud munad siin, et miks sul sarem vahemune pole. Kas sa tahad, et mul kehvasti läheb, või võtavad kaasa, kingivad kellelegi, räägivad selle loo ära, et justkui hakkab sihuke oma võrkturundus toimima, et inimesed lähevad, räägivad sellest tootest, ehk siis see bränd kui ise muutub aina väärtuslikumaks. Et kui ma nüüd rääkisin minna tagasi sellest, et põllumajandustootjad on nagu suhteliselt väärtusetud ettevõtted, arvestatakse nagu käibe põhjal, siis lihtne arvustus on niimoodi, et toidutootja väärtus on 3 korda tema aastakäive. Ehk minu puhul oleks see justkui 450 000 eurot. Tunnetuslikult mul endal see on nagu vähemalt poole väiksem, kui ma ise tahaks näha, et see on sellepärast, et ma olen kasvatanud tugevat brändi, mul on kogukond, mul on müük, mul on nõudlus tootele 3-4 korda suurem, kui ma suudan pakkuda. Ehk siis just, kui ma ei suuda enda aastakäivet nii kiiresti nagu kasvatada, kui tugev on mu bränd. Aga nüüd just kui jagades selle 5%, siis jah, muidugi oligi see, et see meil rääkimata,
et NFT omaniku vahel siis jagatakse ennekõike siis 5% minu tulevast kasumist. Ja siis ka see, et nad saavad siis ligipääsu erinevatele otsusprotsessidele, ehk siis nad saavad rohkem või tugevamalt kaasa elada või olla kaasatud kui siis niisama jälgijad, et tekivad mingisugused ilmselt tulevikus ka võib-olla mingid üritused, saavad näiteks mingis kohviku disainis või asjas kaasa rääkida, et see on minu otsustada muidugi, mis ja kuidas ma küsin, aga see kaasatuse point on seal aina tugevam kui siis võrreldes sellega, kes siis niisama jälgijad on, et kus ma selle jutuga jäingi. NFT omadused, see olid tegelikult. Täpselt jah, ja siis ongi see, et saavad 5% siis kogu sellest kasumist, on ju. Ja seal, kui me tõlgendame selle mingis mõttes siis nii-öelda osaluseks, kuigi osalus ei ole, on ju, et siis võiks öelda, et 5% osteti 65 000 euro eest, ehk siis see ettevõtte väärtus nii-öelda paberi peal justkui oleks 1,3 miljonit eurot, on ju. Et mis näitab, et kuidas on võimalik tegelikult siis toidutootja väärtust kasvatada vastavalt siis ka nagu tehnoloogiaettevõtetele, on ju. Et see näitab tegelikult kogukonnas, kogukond hindab seda ettevõtte väärtust selliseks, on ju. Et mu arust see on niisugune väga hea enesetunne endale, et näed, mul ei ole ma olen palju vaeva näinud, on ju, palju raha investeerinud ja tõesti, see tegelikult on rohkem, kui ma arvasin, et ta võiks olla, aga seda enam, on ju, ja muidugi, miks just nagu see, miks ma ei oleks võinud algusest kohe nagu osakuid müüa, osalust ära anda, et seal võib-olla ongi see paar põhjust. Esiteks on see, et ta tekitab siis juriidiliselt erinevat suuremat bürokraatiat, peab olema üldkoosolekuid ja mingit aruandlust ja kõiki niisuguseid asju, mingid tugevad lepingud, asjad peavad olema. Ja siis justkui, nagu ma ütlesin, et tegelikult on tähtis siuke emotsionaalsus, emotsioonidega mäng, on ju. Et see mu jaoks väga tähtis. Ja NFT oli just täpselt see, mis sidus kogu selle asja nagu kokku, et seesama väärtpaber, mis tavaliselt pakutakse või siis osak või aktsia nii-öelda, et see on väga selline nüri asi. See on sama, nagu investor tuleb, ütleb selle tee Exceli tabel, tuleb panka, tee oma bilansid, kasumiarandud, asi läheb kohe nii kiiresti, nii igavaks, et ma arvan, pooled inimesed või siis enamus inimesi kohe ütleks selle peale, no okei, ma ei tea, las siis jääb praegu, on ju. Aga kuidas me siis tegime selle Ignumi ja Reimoga koos seda, me andsime kogu sellele investeerimisele, igavale protsessile väga mängulisuse ja emotsionaalse külje. Inimene tuleb, valib endale ise kana, millise talle meeldib, on ju, mõtle ka äge. Nagu üks inimene ütleski, et ta on nüüd kana omanik, kuigi elab Tallinnas, et nendele teeb mitmed, kes ütlesid, et hullult äge, mul on need enda kanad, eluaeg tahtnud kana. Need inimesed on kanad ja muu hulgas need kanad siis munevad ka siis digitaalseid mune tulevikus loodetavasti. Ehk siis osa kasumist tuleb neile. Osa kasumist, just. Et siin tõesti, et Tanel selgitas ära, et miks see osalus ei ole nagu hea. Tõesti, seal on mingi hulk juriidilist bürokraatiat ja seda inimesed sel hetkel ju ei vaja. Et tõesti, muidu oleks ju erinevad instrumendid võimalik, aga ma tooksin siia ühe dimensiooni juurde, miks me ise NFT-de juurde jõudsime. Üks asi on tõesti kõik see emotsionaalne pool ja millest me oleme siin täna rääkinud. Aga NFT-d on midagi palju rohkemat. NFT-d tegelikult nad on erinevalt väärtpaberist, mis on lihtsalt andmebaasi kanne. Kui võtad ette, et tegelikult ei ole üks tavaline andmebaasi kanne mitte midagi rohkemat kui üks rida Excelis. Täpselt sama palju. Ta lihtsalt samamoodi on kusagil andmebaasis. Et NFT on unikaalne plokiahela ühik. Plokiahela on ka andmebaas, aga ta on unikaalne ühik, mis tähendab tulevikus, kui me siit edasi mõtleme, kõik see, kuidas öelda, digitaalsed kanad, nendega saab minna väga mänguliseks. Et kõik on individuaalsed ja me saame vabalt hakata tegema ka tulevikus, mõelda selle peale siit edasi, et no mitte need koosolek, ongi kanade koosolek. Seal Tanel disainib, on ju võimalik mõelda sellest ka niimoodi edasi, et tekibki tegelikult digitaalne maailm seal Taneli farmist. Nüüd kanad on kana NFT-d, mida omavad inimesed. Seal kanade vahel peetakse vestlusi, seal kanade vahel peetakse koosolekuid, kanad võtavad vastu otsuseid, mis viiakse ellu päris elus. Et selles mõttes
seda väärtpaberid ei anna, aga seda päriselt see, millest ma räägin, ongi selline metaverse, millest nii palju räägitakse täna ja mis on ka selgelt meil kusagil nagu niimoodi ettevaatavalt plaanis. Et need NFT-d, just kui sa võiksid öelda, on need samased Lego klotsid, millest võib väga huvitavaid maju, autosid, laevu, mida iganes ehitada. Meie ehitame Lego klotsidest digitaalset farmi. Et need on need võimalused ja kõik saavad mängida. Kõik osalised, igaüks, kellel on Lego klots ehk NFT, nad saavad mängida seda mängu. Ja muu hulgas me lahendame ära selle kõige käigus rahastamisprobleemi. Et kui palju kaasatust seal tegelikult rohkem on, eks ole? Kui palju rolle me saame sinna veel juurde tuua ja nii edasi, nii edasi. See on nagu NFT-de niisugune veel, kuidas öelda, tuleviku muusika. Täna jälle tuleme tagasi ajas mitu sammu. Täna me oleme siin tegelikult, kus me oleme samamoodi nagu, kuidas öelda, ülejäänud maailm, me avastame seda NFT-d sellisena, nagu ta on digitaalsed ühikud, millega tegelikult saab ellu viia mingit missiooni mingis kogukonnas. Ja meie kogukondadeks ongi väike ettevõtjad. NFT, jah, sellel oli ikka nagu kaugemale vaatavad põhjused, millest me tegelikult Taneliga päris alguses rääkisime, aga kiiresti manitsesime mõlemad teineteist, et kuule, et meil on konkreetne probleem, mis on vaja lahendada, et ärme praegu rohkem unista, tegeleme probleemiga. Ja tegelikult see NFT projekti üldse, kui varasemalt mul oli sisuliselt iga päev oli muremete kuklas, et kuidas me edasi, kui midagi juhtub, ma olen pankrotis, rahamure oli justkui suur, ma ei suutnud enda ettevõtet arendada, siis täna see projekt lahendas selle mure väga kiiresti ära ja ma suudan, mul tekkis kohe ideede tulv, et mida edasi arendada. Ja mul ei ole enam küsimus sellest, kuidas ma saaks maksimum kasu või maksimum raha kuskilt, kuidas ma saaks laenata ja nii edasi. Ja ma tean, et tegelikult kogukond, kui mul midagi juhtub, kogukond on mul taga ja ma hakkan just keskenduma enda ettevõtmisega, enda väärtustega, enda toodetega. Hakkan liikuma selles suunas, et minu kogukond saaks sellest aina suuremat ja suuremat väärtust. Et ma ei mõtle enam nagu traditsiooniline ärimees, et kuidas saaks kasumit ja saaks endale raha kokku kahmata, vaid ka minu jaoks tekib see justkui mäng või selline äge kogukondlik suhtumine, et tulevikus ma panustan aina rohkem sellele, et sellel tekis suurem mõte, suurem väärtus ja ma ei oleks lihtsalt ettevõte, vaid ma oleks siis kogukondlik inimeste ettevõte, et teeks nendele enamusele sobivate väärtustele vastavaid siis asju. Panustaks rohkem võib-olla isegi keskkonnasõbralikkusele, loomasõbralikkusele, puhtamale toidule ja kõikide sellele, mida tegelikult inimesed ütlesid, et nad hindavad minu tegemiste puhul. Ja see annab selle võimaluse, sest inimesed, mu kogukond, nad töötavad, ma ei tea, linnas, maal, välismaal, Eestis, töötavad kontorites, saavad keskmist palka, kõrgemat palka, madalat palka ja nendel on täna see võimekus olemas investeerida väikeste juhtide kaupa minu ettevõttesse. Minul on see vajadus nende investeeringute osas, aga mul ei ole seda raha ja sellepärast ma jätkangi kogukonna kasvatamist ja nende, kuna see maailm tegelikult on justkui nagu suhteliselt uus selle tehnoloogia mõistes, lähenemise mõttes võiks öelda, et ei ole väga uus, meil oli ka kolhoosid ja sovhoosid, kus kõik asjad olid kogukondlikud ja see läheb sinna ajalukku väga pikalt tagasi, kus olid siis kogukonnad, osad olid siis jahtijad seal, osad olid siis korilased, osad olid seal koduhoidjad ja nii edasi, et see kogukond selleks, et ta hästi toimiks ja igal ühel oli oma roll, et ma olen taas avastamas seda kõike ja proovin tuua ettevõtlusesse kui sellisesse seda kogukonna möödet aina rohkem sisse, et vaadata, kuhu see välja jõuab. Ma ei tea, kas kellelgi on vahepeal tekkinud küsimusi ka veel või? Sellepärast muidu jah, kui me vaatame siin aega, et me Tanel vist oleme oma looga jõudnud suhteliselt ühele poole. Oleks vist aus öelda nii, on ju. Et praegu võtaks siin tõesti, et meil on olnud väga tänan minu omalt poolt kõiki neid visasid kuulajaid, kes on siiamaani vaatamata õhtusele tunnile meiega püsinud. Et kui teil on mõned küsimused, siis praegu oleks hea aeg küsida. Ja, nii, Anni, palun. Et
mis selle ühe NFT loomine maksma läks? Et seal on ju kõik need disainerid ja muud ka juures, et ma saan aru, et müük oli 100 €, et mis selle loomise hind oli? Ütleme nii, et kogu see projekt võrreldes muude kaasrahastusplatvormide asjadega oli nagu väga odav, et ma ise tellisin ühe kunstniku käest siis need digikanade projekti, tema tegi siis vastavad need jupid kõik valmis. See oli sinna mingi, ma ei tea, 150 € vist kuskil ja siis Facebooki enda alla ma panin reklaami alla, panin sinna võib-olla, ma ei tea, 50-100 € kokku kõikide nende postituste peale. Et tekstid ja asjad, need ma tegin kõik ise ja kogu see projekt oli selles mõttes ka väga odav võrreldes selle, kui palju raha nagu sai. Et ma arvan, et kuna Ignum, Reimo kindlasti saab seda täpsustada, aga Ignum omalt poolt mingit vahendustasu ei võta sealt, et siis üldjuhul teised kaasrahastusplatvormid võtavad siuke, ma ei tea, 10–20% vahendustasu sealt, siis tegelikult see 65 000, mis ma siis inimeste käest kogusin, selle sain kõik endale ka. Et lihtsalt mõned sajad pidin ise maksma peale, et disain või selle kunstniku lasta teha need kanajupid nii-öelda ja siis natuke Facebooki reklaami. Et võib-olla ma paar sõna ütlen jah siit juurde, et siin oli Ignumi tasu, meie tasu ettevõtjale on 99 € kuus platvormi kasutamise eest. See on kõik, mida me küsime ettevõtja käest. Vahet ei ole, palju sa raha kaasad, palju sa NFT-sid teed ja kõik ülejäänu me kanname ise. Me oleme valinud plokiahela, mis on väga soodne, Algorand. See ei ole Ethereum, kes siin plokiahelatest midagi teab kuulajatest, et siis on väga kalleid plokiahelad olemas. Algorand on väga soodne, väga skaleeritav ja muulgas väga roheline, auditeeritud ja väidetavalt süsinikuneutraalne. Nüüd Tanel valis tee tõesti, et tema arveldas disaineriga kohe. Ja nüüd freelancer disainerid on ju küll, kes nagu mõistliku hinna eest selle ära teevad, mida me võimaldame oma platvormis samas. Ja aina rohkem seda, kuidas öelda ka, kutsume üles ettevõtjaid tegema, on see, et ettevõtja ei peaks seda maksma taskust välja, sellepärast, et millest me täna üldse rääkinud ei ole, on Igniumi järelturg või kanade järelturg. Ja kanade järelturg käivitub meil järgmine nädal, loodetavasti kõik läheb plaani järgi. Ja siis need kõik, kes ilma jäid, saavad siis osta ja mõned, kes ostsid rohkem kui ühe, saavad müüa. Miks ma ütlen rohkem kui ühe? Mina olen ka, ostsin ühe kana ikkagi ära, see on ajalooline hetk, see oli meie esimene NFT Igniumist, mina enda oma küll ei müünud. Et vahet ei ole, palju pakutakse raha. Et see on rariteese väärtusega. Aga tulles tagasi küsimuse juurde, et iga järelturu tehingu pealt meie Igniumina teenime 2,5%. Tanel võib nüüd otsustada, kui palju ta sealt võtab. Me lubame ettevõtjal võtta kuni 10% iga järelturu tehingu pealt. Et see on Taneli otsus, kas ta võtab 2,5, kas ta võtab 1,5, võtab 5, eks ole. Ja samamoodi selle 10% sisse võib mahtuda disaineri tasu. Ehk erinevalt sellest, et disainer, nagu nad on harjunud kõik, saan oma natukese raha kätte, parem varblane käes kui tuvi katusel, kui ta läheks selle peale, ütleks, et mul on protsent igast järgnevast tehingust. Ja kui nüüd Taneli kogukond on aktiivne, siis tegelikult juba aastaga ta teeniks kordi ja kordi rohkem. Aastate jooksul 10, 100 kordi võib-olla rohkem selle ühe NFT disaini pealt võrreldes sellega, kui talle see kohe käe peale makstakse. Ja ettevõtjal ka loomulikult lihtsam, seepärast tema ei maksa ju seda oma taskust. Et siin on tegelikult terve hulk sellist nagu, kuidas öelda, skaleeritavust selliste, seepärast need kunstnikud ka, kes tuleb sellist NFT disainima, harilikult ei ole Tallinna suurim disainiagentuur. See on keegi vabakutseline harilikult. See on tegelikult tubli tegija, aga harilikult nad kõik elavad nii-öelda, kuidas öelda, peost suhu on võib-olla liiga karm, aga kuidas öelda, niimoodi, otsad lähevad niimoodi kokku. Jah, et selles mõttes iga selline nagu passiivne sissetulek, mida võimaldab selline süsteem tekitada, on väga tervitatav neile. Et seega jah, kokkuvõttena meie eesmärk tegelikult on pakkuda üks meie põhiväärtuseid, lisaks, et teha kapitali kättesaadavaks, teha seda tasku kohaselt. Teha seda väga tasku kohaselt ja usaldusväärselt samal ajal. Ja meie eesmärk on nagu ettevaatavamalt on tegelikult nii, et järelturu pealt peaks tekkima siis piisavalt neid tehinguid, see on ka meie huvides,
et ettevõtja oleks nullis minimaalselt. Ehk ettevõtjal meie suunas kulusid ei olegi. Sellepärast jah, ta ühest küljest maksab oma igakuist tasu, aga ta järelturu tasude pealt saab piisavalt tagasi. Ehk ta oleks nullis või plussis. See on see, kus me Igniumina ütleme, et rahuldavalt tehtud. Siis, kui ettevõtjad on plussis, me ütleme hästi tehtud. Ja ütleme, seal ongi tekib see teine efekt, et ei peagi nagu pidevalt kollektsioone välja andma, vaid eesmärk on see, et sa tekitad seda NFT-l nii palju väärtust, nii palju sahinat sinna ümber, et osad inimesed vaatavad juba, et ma ostsin 100 euroga, mingi inimene tahab ju 200 euri pakkuda sellest, võib-olla 500 euri, võib-olla tulevikus on 1000 euri, et siis tekib see, et okei, ma ostsin endale 3 tükki, okei, ühe ma olen nõus maha müüma sellest, et siis tekiks see nõudlus juurde sinna, tekiks see sain juurde sinna ja siis küll siis tekib see järelturu võimalused ikka, nagu ikka asjadel on, et seal, kus on nõudlus, küll seal tekib seda pakkumist ka lõpuks, et kui nõudlus on piisavalt tugev. Et ja siis ongi see, et selle järelturu tehingute pealt sama ettevõtte, kes selle alguse välja annab, mina Tiiganade puhul saan nagu stabiilselt, võiks öelda stabiilselt, siis mingisugust sissetulek ka lisaks, et ta nagu finantseerib tulevikus ka minu tehingud. Et see on nagu siuke jälle point, et miks kõike seda teha ja jätkata ja miks seda väärtust tõsta. Et miks on sellel kaasamisel nii suur nagu kasutegur kõigi jaoks? Ja mis platvormil see müük käis? Ma tean, et on see OpenSea, eks ju, siis on veel mingisugused erinevad, et kas saab üheaegselt kasutada erinevaid platvorme või peab olema kõik läbi ühe? Täna on niimoodi, et millest me ei rääkinud Igniumi puhul on täna veel see, et me rääkisime nagu ühe ettevõtja loost. Et edasivaatavalt on nii, et aga meil on juba ju rohkem kliente. Et meie eesmärk on neid kliente omavahel võrgustada. Ehk Tanel on täna kogukond, mis on väga aktiveeritud. Tuleb järgmine klient, kes on BoostMe, kellel on ka kogukond. Siis tuleb järgmine klient, kelle nimi on Andre Farmid, kellel on väga suur kogukond veel, rahvusvaheline. Ja nii edasi, siis tuleb meil järgmine, kes meil pipeline'is siin on. Ja kui nad omavahel saaksid hakata sünergiseerima kuidagi oma kogukondasid või ka oma teadmisi vahetama, siis tekib väga ka nagu niisugune positiivne võrgustumise efekt nende vahel. Nüüd vastates Anni su küsimusele, et jah, seda kõike võib teha ka OpenSea's ja ka neid kanasid. Täna ei saa kanda OpenSea'sse, aga see on meil roadmapil, et me tahame seda võimaldama hakata paari kuu jooksul. Ehk kuigi, nagu me ütlesime, valdavas enamuses on need inimesed, kes tegelikult võib-olla ei vaja seda, aga me hakkame võimaldama seda nii-öelda kandmist välistesse rahakottidesse, kes seda soovib. Seepärast tegelikult on ju plokiahela token ja ta on täna selles Algorandi walletis, aga sa võid kanda ka välisesse walletis. Kas see oli vastus küsimusele, Anni? Ma saan aru, et praegu siis käiski kõik läbi Igniumi, eks ju? Jaa, praegu käib kõik läbi Igniumi. Ja ta tulevikus hakkab ka käima läbi Igniumi ja põhjus on väga lihtne. Sellepärast tuletame meelde, mis on meie eesmärk. Eesmärk on kaasata nende väikeettevõtete kogukonnad. Need väikeettevõtete kogukonnad on 99% hilised kohanejad plokiahelaga. Kui minna OpenSea'sse, Anni, te ise olete OpenSea's käinud või? Ma olen seal käinud ja vaatamas, mida pakutakse. Ja nüüd, et seda kasutama hakata, sul on vaja Metamaski või Coinbase'i walletit. Nende avamine ei ole enam lihtne isikusamasuse tuvastamine läbimine. Ükstapuha kui pühendunud võib-olla see kogukonna liige, see on see tase, kus sa hakkad kaotama inimesi. Ja seal sa pead ostma endale Ethereumi, krüptoraha, mis läheb... Sa hakkad krüptorahast pead arveldama. Ja, et selles mõttes tähendab seda, et inimesed peavad hakkama ja tekitama endale kõigepealt vahetama oma tavalise eurod krüptorahaks, tegema selle arveldusi. Ehk sa paned neid käima tegelikult teekonda, mis tegelikult väärtuspakkumise seisukohast ei ole olulised. Ja miks meies võiks küsida üldse võimaldame nagu väljakandmist, et ühel hetkel tõesti, et sa võid oma kana panna mõne kuu pärast sinna OpenSea'sse ja müü seal, kui tahad, eks ole. Ja võib-olla keegi tuleb isegi sinna ostma. Põhjus on selles, et kui inimesed seda tõesti tahavad, siis me seda võimaldame. Aga täna me seda ei näe, et kuidas öelda, valdav suur osa inimesi, kes on nii-öelda hilised kohanejad või late adopterid plokiahela osas seda vajaksid. Nii, ja siin on üks küsimus veel tulnud, et Reemo, et kas sarnast skeemi saaks kasutada joogitootja või näiteks looduskosmeetika väiketootja? Ma arvan, vastus on kindlasti jah, kui on olemas põhikomponent või alusfundament. Nagu sa mäletad,
siis Jaanus, see on kogukond. Kui on olemas aktiveeritud kogukond, kindlasti, sellepärast seal on reeglina niisugused, ma joogitootja või looduskosmeetika väiketootja, seal on niisugune väga emotsionaalne või nagu isiklik seos olemas. Ja seda story't saaks hästi rääkida. Küsimus on, et kas seal on kogukond. Nii et kui seal on huvi, võtke meiega ühendust, me hea meelega räägime sellest. Kui suur see kogukond peaks olema? See on sul väga hea küsimus. Ma ütleksin nii, et see sõltub sellest, et mida sa tahad kogukonna käest saada. Kui sa tahad kogukonna käest saada 5000 eurot, siis tegelikult sa peaksid mõtlema, et jällegi pöördume kogukonna poole ja küsime, kas nad on valmis andma 5000 eurot sellise missiooni jaoks, mis sul oleks siis või sellel ettevõttel on plaanis, on ju. Kui sa tahad jälle sinna nulli otsa panna 50 000, on ju, jällegi peame mõtlema, ta selles mõttes on natukene numbers game, et kuidas inimesed selle omavahel nagu ära jaotavad või kogukond seda absorbeerib, aga tunnetuslikult ma ütleks, ma hakkaksin fundamentaalnäitajatest peale, et mida vaja on ettevõtjal, mida on vaja selle missiooni nii-öelda järgmisele tasemele viimiseks. Et see on see, kuidas me tavaliselt sellist jutuajamist edasi viime. Täpselt samamoodi, nagu ma rääkisin klientidega, siis kui ma nõustasin need advokaadina, mida te tahate saavutada? Et tegelikult selle pruugi üldse olla nii, et number on nagu tähtis, et kas mul on 100 või 1000 või 10 000 või 100 000, et siis ka nende 100 000 puhul ei pruugi see 50 000 täis tulla, sellepärast, et nad on lihtsalt tulnud sellepärast, et see toode neile meeldis ja kõik. Või siis on mingi jagamismängude peale, näiteks sotsiaalmeediast tulnud kohale. Aga samas, kes on võib-olla 500 liiget või 1000 liiget enne Facebookis, need saavad nendel lootusse kätte saada, sellepärast need on võib-olla väga nende kaasatud kogukonna liikmed, võib-olla enam sõpru või kes iganes, kellele see asi nagu korda läheb. Et seal, ütleme, ilmselt seal mingit head nagu valemit ei olegi, aga just ongi see, et tuleb enda kogukonnaga siis suhelda ja katsetada ja aru saada ja tegelikult ma saan aru, minu puhul ju Ignu aitas seda kõike teha, et ma ei olnud ju nii, et ma tulin su juurde ja sa ütlesid mulle, kuule, tee need asjad kõik ise ära ja vaata, kuidas, et ma annan sulle nimekirja ette, mis sa teed ja siis tule tagasi vastustega. Tegelikult see käis hoopis niimoodi, et teie pakkusite ideid ja mõtlesid, et kuule, me aitame teha, kuule, me tuleme koos kaasa intervjuudele, asjadele, et me viime neid läbi, proovime aru saada nendest kogukonna liikmetest ja mida nad soovivad ja kõike seda, et kui see tundub väike ettevõttele selline, kuidas ma kõike seda teen, ma ei saa sellest aru, siis teil on ju täna tiim olemas kõik, kes suunavad ja aitavad ja toetavad nii palju kui võimalik. Ja täiesti õige, muidugi Tanel. Et ma arvan, see on võtmeküsimus, palju on, millest Tanel räägib, aktiveeritud kogukonna liikmeid. Ja siis me ikkagi kohaldame seda sinna, et aga mis on ettevõtja soovid? Mis on vaja teha, mis on vaja saavutada? Ja strateegiliselt ikkagi ka väga oluline, iseäranis praegu nende varaste kohanejatega me tahame aru saada seda, et kui tähtis on kogukond tervikuna ettevõtja jaoks. Kas see on strateegiliselt tähtis? Mida sa tahad saavutada? Täpselt vaata, Tanelil oli ka ju raha oli ainult üks aspekt ja muidugi Taneli ettevõtte puhul draama oli väga suur. Meid ohustas ettevõtja pankrot. Draama väga suur, surm. Või liikuda edasi, aga samal ajal see ei olnud ainus kaalutlus. Muidu oleks olnud väga nagu, tegime selle esimese kiire testi ära, teeme kõned nagu 5 inimesele, võtame ära need igaühe 10 000 eurot, mida nad pakkusid ja pidu läbi. Et see ei olnud ainus strateegiline eesmärk. Nüüd täna Tanel vaatab edasi väga palju teistsuguse strateegilise vaatega. Absoluutselt, et tekib hoopis teistsugune mõõde kogu asjale ja isegi ütleme nii, et nagu mu pealt on näha, et mul ei olnud 2 aastat tagasi, nagu mul oli 0 inimest kogukonnas ja 2 aastaga on mul nüüd üle 8000 aktiveeritud siis kasutaja. Ma ise olen vaatanud vist, et mul on Eestis kõige kaasatum kogukond üldse Facebookis, sest kui on 8000 jälgijat, siis peaaegu igal mu Facebooki postitus on üle 2000 nagu laiki, et sellist numbrit ma ei ole teiste ettevõtjate puhul nagu tähele pannud. Ehk siis tegelikult mul on mingis mõttes natuke see teadmine olema, kuidas seda teha. Ehk siis kui kellelgi nagu tundub nagu väga nagu müstiline asi, see kogukonna kaasamine ja kasvatamine, siis ma poole võib alati pöörduda ja ma aitan nõu ja jõuga alati. Et sellepärast minu enda suurem missioon on ka see, et mitte ma kõik hoian endale ja nagu ma ütlesin, rikastan kiiresti ja palju, siis suures tahaks ikka olla lõpuks niimoodi, et ma olen võimalikult palju inimesi aidanud nende unistuste poole ja lähemale, et see on nagu eesmärk.
Aitäh. Jaanus, kas need olid vastused su küsimustele? Ja tänud väga-väga hästi Tanel tõi selle välja, et see on üks koht kindlasti edaspidi mõelda, kuidas seda lojaalset kogukonda kasvatada, aga see on täiesti eraldi juba sotsiaalmeedia teema, nii et aitäh, väga head vastused. Aitäh. Kas kellelgi on veel küsimusi? Oota, aga Reimo, kuidas sa ütlesid, sulle võib kirjutada või kuidas sa saab ühendatud? Jaa, et saab, et isegi kui praegu need küsimused ei tule meelde või te, kuidas tahaks neid küsida hiljem või teil, kuidas öelda, tuleb pähe mõni ettevõte, keda me võiksime aidata ja kellel võiks abi olla sellest, siis võtke meiega ühendust. Mu kontaktid on olemas LinkedInis, muidu mu email on väga lihtne, see on reimo@ignium.io. See on ka meil olemas, ma arvan, kodulehel. Ja mis koduleht on? Koduleht on meil ignium.io. Ja andke meile teada. Muidu mina omalt poolt ütleksin praegu aitäh kuulajatele ja korraldamise eest, korraldajatele. Ja kes tahab minuga suhelda, siis kõige lihtsam Facebookis Saaremaa mahemuna. E-mail on mul ka info@saaremuna.ee ja olen valmis igatepidi oma kogemust jagama, nüansse jagama, abistama, kuidas vähegi võimalik on ja ka siit omalt poolt suured tänud Saaremaa Arenduskeskusele, et te andsite sellise võimaluse ettevõtjatele siis sellist üritust või webinari korraldada. Loodetavasti, kes järgi vaatavad, said ka palju kasu. Veel rohkem, ma arvan, kasu need, kes siin koha peal praegu olid, said küsimusi ka küsida, nii et igatahes suur aitäh ja ma arvan, et see on asi, mis aitab ettevõtteid tulevikus aina rohkem ja rohkem. Mul on ka tunne, et see on nii uus teema, et see vajab natuke seedimist ja siis tulevad õhtul või hommikul tulevad küsimused. See on täiesti okei. Nüüd alles ideed hakkavad jooksma sellepärast, et inimesed kaob see rahamure ära ja nüüd tekib see, et issand jumal, mida kõike ma saaks teha ja nüüd nad ei saagi öösel magada. Nii palju võimalusi on äkki. Jah. Aitäh, Rainer, see on täpselt, see on meie aadress. Nii, aga siis võib selle tänaseks ära lõpetada ja see läheb siis meili peale registreerinutele järelvaatamiseks video. Tänan väga. Super. Aitäh. Tšau, palju edu. Aitäh. Tänud, kõik head. Kõik head, aitäh. Kõik head. No nii, siis on läbi tänaseks. Ja, aitäh. Loodan, et oli põnev kuulata. Oli küll, tõesti oli. See oli lihtsalt selline teema, et neid erinevaid platvorme on ju ka nii palju, aga need võimalused kuidagi lõpuks on alati ahtakesed tegelikult, et siis jäädakse sinna selle avaliku raha, see on see, mida meie siin teeme, eks ole, et sinna kinni ja see on üks pikk ja nagu sa Tanel ütlesid, kohutavalt igav protsess, eks ole. Tõsi, ma olen seda nüüd jaanuarist saati teinud. Minul on huvitav, mina lihtsalt näen, kui palju on ettevõtlikke inimesi ja mida nad teha tahavad ja vahest on isegi erakordselt lahedaid ideid. Aga need summad tulevad ikkagi, ma arvan, et väga suure pingega, väga raske neid nõudeid täita. See on nagu suur bürokraatia ja raporteerimine seal taga, see on tõsi. See juba, kui sulle saadetakse kohe ette mingisugune taotlusvorm, hakatakse küsima seal mingeid asju, siis sul tekib siuke peavalus, miks ma tegelen sellega, vahet pole. Ma ei tee siis seda investeeringut. Ja. Mina pean praegu jooksma, mul disainer on tükk aega juba. Aitäh. Väga aitäh, oli väga tore.
et kui sul on mingeid ettevõtjaid ja asju, saada Riimole kõik need inimesed või saada neile, et lastab tööle. See on väga huvitav ja selles mõttes ma võtan selle kohe kindlasti arvesse, et see on üks variant, kust leiavad noored endale, või üldse ettevõtjad endale võimalusi väga mõistlikult. Kuule, Tanel, aga aitäh ja ma soovin sulle edu. Su edulugu on olemas, aga kindlasti on see keeruline. See on alles toimeta edasi. Jah, olgu, aitäh sulle. Ja töötad.